Minu nimi on Erik ja tänases vlogis räägime natukene kuust. Umbes 50 aastat tagasi, 1969. aastal, 20. juulil maandusid inimesed esimest korda kuule. Nende maandumispaigaks Vaikuse mere äär. Aga selleks, et inimesed saaksid kuul maanduda, oli vaja teha väga palju eeltööd. Näiteks kui suur on kuu ja kui kaugel ta üldse on. Kuu kauguse mõõtmiseks pole tegelikult vaja palju enamat kui paberit, pliiatsit ja sirklit ning ühte kuuvarjutust ja pisut leidlikkust. Esimest korda mõõtis kuuvarjutuse abil kuu kauguse Vana-Kreeka filosoof Aristarkos. Uurime välja, kuidas ta seda tegi. Kuu tiirleb ümber maa ja mõlemad on päikese poolt valgustatud. Aeg-ajalt aga juhtub nii, et kuu satub maa taha varju või siis vastupidiselt kuu satub päikese ette meilt maalt vaadatuna. Selliseid sündmuseid nimetatakse varjutusteks. Päikesevarjutuse abil me teame juba, et kuu on maale lähemal kui päike ja ka väiksem. Aga kui palju lähemal ja kui palju väiksem? Sellega aitab meid juba kuuvarjutus, kus me näeme maavarju üle kuu liikumas. Sel ajal, kui maavari katab vaid osa kuust, näeme varjuserva. See pilt siin on tehtud 2019. aasta jaanuari kuuvarjutuse ajal, siin samas H-katusel. Me näeme pildilt, et maavari on kumer ja ta on ka suurem kui kuu. Kui me suudaksime ära mõõta, kui palju ta suurem on, siis saame ka teada, kui palju maa on kuust suurem. Kuidas seda teha? Siin lähebki vaja pliiatsit, sirklit, joonlauda ning pisut kavalust. Meil on vaja mõõta 2 ringi läbimõõdud. Üks neist on kuu, teine maavari. Maavarjust näeme aga ainult väikest osa. Terve ringi saame kätte pisikese kooligeomeetriga. Märgime ringjoonel 3 punkti. Joonistame nende ristsirged ning leiame varju keskpunkti. Nii ongi terve vari käes ja saame mõõta, kui suur see on. Mõõdame mõlemad ära ning leiame, et maavari on kuust 2,7 korda suurem. Kas see tähendab, et maa ja kuu suurusse suhe ongi selline? Kahjuks see nii lihtne ei ole. Kuna päike on maast suurem, siis muutub maavari kaugemalt väiksemaks. Aga nüüd tuleb kuu meile uuesti appi. Mäletate veel, et meil toimuvad ka päikesevarjutused. Ühe kosmilise kokkusattumuse tõttu paistavad kuu ja päike meile ühe suurused, mis tõttu saab kuu maa pealt vaadates täpselt päikse ära katta. Joonisel näeb see välja nii. Kuna päike asub kuuga võrreldes väga kaugel, siis on need kolmnurgad sarnased ning näeme, et kuu varjukoonus annabki meile puuduva varju osa. Ehk siis maa ja kuu läbimõõtude suhe on ühe võrra suurem maa varju ja kuu läbimõõdu suhetest. Ehk siis saime teada, et kuu on maast 3,7 korda väiksem ning kuu suuruse järgi taevas saame teada ka selle, kui kaugel see asub. Kas tundus keeruline? Kogu selle mõõtmise saate ise järgi proovida. Järgmine kuu varjutus toimub 16. juuli ööl vastu 17. Tehke kuust ise pilt ja tehke samad mõõtmised siis ise. Või tulge meile siia samasse H-katusele, kus toimub tasuta kuuvaatlus nende samade teleskoopidega. Vaatluseni!